Toompeal Riigikogu vastas asuv Vene õigeusu kirik, Moskvaga seotud organisatsioon, on kõige kuulsam näide sellest, kuidas Venemaal ikka meeldivad kinnisvaraobjektid, mis asuvad nii-öelda huvitavate kohtade lähedal. Riigivõimuasutused, sõjaväeosad, piiritaristu ja selliseid oste on Vene ja Valgevene kodanikud teinud viimastel aastatel tuhatkond. Hambavastad tagasi tuubi ei topi ja olemasolevat kinnisvara ära võtma ei hakata, aga riik püüab nüüd panna piiri uutele sellistele ostudele. Juba praegu ei tohi teatud piirkondades osta mitte Euroopa Liidu riikide kodanikud kinnisvara. Nüüd hakatakse tegema seadust, mis veel karmim. Ja need piirangud puudutavad siis piirialasid Kirde-Eestis ja Kagu-Eestis ja Väike-Saari. Kõik teised kolmandate riikide kodanikud, ka need, kes ei ole siis Vene-Valgevene, nad ei saa nendes piirkondades ka edaspidi kinnisvara omandada. Vene ja Valgevene kodanikele siis laieneb see piirang üle kogu Eesti territooriumi. Alates 2021. aastast on Vene ja Valgevene kodanikud ostnud tuhatkond korterit, maja ja krunti. Mujalt Euroopast ma saan nii öelda, et on tihti selliseid märkusi, kus Vene taustaga või näiteks Vene erinevate organisatsioonide varjus, ka usuorganisatsioonide varjus olevad isikud hangivad kinnisvara ja objekte just ütleme näiteks kaitseväelisest huvitavate rajatiste koha peale ja nii edasi. Nii et sellist ohtu on pidevalt ja ega Vene mõjutustegevus on väga erinevates vormides ja lõppkokkuvõttes agressorriikide elanikud ja inimesed peaksid eeskätt toimetama seal, mitte meie juures. Ütleme niimoodi, et meil mõnes kohas on selliseid kõhklusi, et kas see kinnisvara peaks olema seal, kus ta on, et need ostud ei ole nüüd toimunud viimastel aastatel, see, mille kohta mina tean. Minister toonitab, et ega olemasolev kinnisvara on ka vajadusel julgeolekuasutuste kontrolli all, aga eesmärk on vähendada kaapo ja teiste töömahtu. Samas, kas ei anna keelust mööda hiilida rentimisega? Ministri arvates mitte. Ja saab üürida, aga sellisel juhul on objekti kasutuse eest teatud vastutus ka omanikul ja omanikul on võimalik ikkagi oma objekti kasutusotstarvet kontrollida, vaadata, mis seisus see on, mis seal toimub. Ja tegelikkuses üürilepingut on ju palju lihtsam lõpetada, isegi mitte mingit probleemi ei ole üürilepingut lõpetada, kui tekib mingisugune kahtlus. Taro loodab, et seadus kehtestatakse enne suve. Keelt laieneb ka Vene ja Valgevene topeltkodakondsusega inimestele, ehk ka näiteks Eesti-Vene topeltkodakondsusega inimene ei tohi kinnisvara osta.